mis vahe on ilupediküüril ja jalaravispetsialisti teenusel? Mis on soolatüügas, konnasilm või koledad paksud küüned? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse Jalaravikabineti podcastist. Tere tulemast kuulama podcasti Terved jalad, terve elu. Mina olen Eve Kallaste ja täna räägime teemast, mis puudutab meid kõiki. Eriti aga just vanemaealisi. Räägime eakamate inimeste jalgade tervisest. Jalad kannavad meid läbi elu, ent paraku ei pööra me oma jalgade heaolule piisavalt tähelepanu enne, kui nad mõne probleemiga endast märku annavad. Miks valutavad aastate lisandudes üha enam kannad? Miks tekivad küüneseened, paksendid, lõhed või põletikud? Ja kas üldse on võimalik vanemas eas oma probleemsed jalad taas terveks ja elujõuliseks hoolitseda ning turgutada? Just nendele küsimustele hakkamegi täna vastuseid otsima koos meie külalisega, kellel on selles vallas väga põhjalikud teadmised ja praktiline kogemus. Monika Simm on podoloog ja Jalaravikabineti looja. Ta tegeleb igapäevaselt jalahooldusega ning aitab inimestel taas valutult liikuda. Ning räägimegi siis sellest, millised on eakate sagedasemad jalaprobleemid, kuidas neid ennetada ja ravida ning mis rolli mängivad jalanõud, nahahooldus ning isegi toitumine selles, kuidas meie jalad end tunnevad. Nii et hea kuulaja, kui sul on peres või lähedaste seas eakaid või tunned, et ka sinu enda jalad võiksid rohkem tähelepanu saada, siis jää nüüd kuulama, sest see saade on sellisel juhul just sulle. Aga nüüd, tere tulemast taas saatesse, Monika! No tere, Eve! Räägime täna eakate jalgade hooldusest ja alustuseks ehk võikski natuke rääkida sellest, et miks just vanemas eas hakkavad jalad erilist tähelepanu vajama? Tegelikkuses, eks ju, peaks nendele tähelepanu pöörama juba varem, aga tunda hakkab ta andma ikkagi juba vanemas eas. Ja ma küsingi kõigepealt, et kas sa tead, mis tähendab või mis vanusest võiks arvata, et oleks nagu eakas inimene? Tead, ma ütlen sulle niiviisi, et kuna mina olen 50 ja mulle tundub, et sellel päeval, kui mina 50 sain, muutus minu nahk mitu korda kuivemaks. Ja mulle tundub, et minu kannad näiteks vajavad nüüd rohkem kreemi ja et mu sääred on hakanud tolmama, kui ma neid ei kreemita. Ja täna hommikul, kusjuures enne seda saadet, ma ärkasin varem üles, ma tegin enda jalgadele jalavanni. Hõõrusin neid selle spetsiaalse asjaga kanna jaoks ja siis kreemitasin ja siis tundsin ennast piisavalt tublina ja värskena, et tulla seda saadet tegema. Et ma arvan, et see eakam ei ole tegelikult selles tähenduses, et umbes et alates 70, vaid pigem hakkab see tunduvalt varem. Ja, et definitsiooni põhjal, mida siis internetis ja ütleme sellised targad raamatud räägivad, ütlevad, et see põhiline eakas selline definitsioon ise hakkab 75+. Aga kui ma seda saadet ette valmistasin, siis ma mõtlesin ise ka sügavalt selle üle, et mis on siis tegelikult nagu see algus, millal me hakkame tundma, et me vist hakkame vananema, et tuleb see ealised iseärasused teema nagu päevakorrale. Hakkab tegelikult nahk juba ju keskeas kuivemaks muutuma. Just, ja tegelikult nii ongi, et kui me saame, meie naised näiteks, paneme seda kindlasti tähele palju rohkem, me saame 50, siis meil tekivad teistmoodi arusaamad, meil on nahk tunduvalt kuivem, siis me hakkame kosmeetikute juures käima, eks ju, kes ei ole nagu enne regulaarselt käin, siis viimane aeg 50-selt hakata käima, eks ju. Aga samas ma segan vahele, kõigepealt me ütleme saate alguses, et me räägime eakate muredest ja siis laseme räägime 50-ndates inimestest. Just, ja sellepärast ongi see, et kõigepealt olekski taustale vaja rääkida, et naha ealisus ikkagi hakkab tunda andma 50. Ja sealt tuleb igas kümnendikus tuleb midagi uut juurde ja eakate jalgade hooldus otseselt tegelikult tähendakski seda 70+ inimest. Aga enne seda juba hakkavad need tunnused tulema, et sul oli hea küsimus alguses, et millal siis on eakal inimesel vaja tulla jalgade hooldusesse, siis siin ongi see, et võib-olla äkki 50-selt enne, kui valus on.
Aga no kui ma olen suvel vaadanud inimesi, on ju, siis ma tegelikult näen päris palju, et kui eakamad inimesed käivad lahtiste jalanõudega, siis neil on kandades päris suured lõhed ja mulle tundub, et nad ei saa neid enam ka nagu päris puhtaks. Ja vot nüüd on see õige definitsioon võib-olla päevakohal, et nüüd, kui me 70 oleme ja me oleme juba jäigemad ja meie kõnnak muutub kardinaalselt, et siis tekib juba see, et esiteks, kui me käime, ütleme, tavapärane tööinimene käib seal, no ülepäeviti käib ta kindlasti üleni duši all, eks ju, ja hoolitseb enda eest nagu tihedamalt, siis 70+ hakkab nahk nii kuivama, et nad ei taha enam minna iga päev duši alla, sest et tal on ebamugav, see on pärast kuivamisel kisub ja hakkab sügelema. Ja sellest tekib ju see tunne, et ta on ebamugav tunne, ma ei tee seda. Ma ei taha oma ihu märjaks teha, eks ju. Ja siis tekibki see olukord, kus lükatakse seda pesupäeva ikkagi edasi ja jälle edasi. No vahepeal paneme kreemi ka, sellepärast, et ta kisub ikka väga palju juba, on ju. Ja eriti talvel, kui jalad on soki sees, me võtame ju need sokid, võib-olla isegi vahetamegi ainult keset päeva ja meil on öösel ka sokid voodis jalas, eks ju. Et siis nagu ei panegi tähele, inimene ise ei panegi tähele, see nahk on nii kuivanud, ta juba paakub, tal tekib selline korp või selline kõva nahk sinna peale ja siis mõeldaksegi nii, et mis mul vanal inimesel ikka vaja on, et las ta siis olla. Et mis mul siin ikka teha. No aga lõpuks ikkagi on probleemid, et mis need kõige sagedasemad probleemid siis on, millega eakad inimesed podoloogi vastuvõtule tulevad? No number 1 on küünte lõikamine, sest see on nii, et kui aju tegevus ütleb mulle, et ma ei saa neid küüsi lõigata ja mul on valus kõndida, eks ju, siis ta tuleb. Eks. Aga miks neil on valus? Kas eakamal inimesel kasvavad küüned kuidagi teistmoodi või nad hakkavad moonduma või? Ja eaka inimese jalg on ju palju näinud ja deformatsioonid on seal nagu juba 99% igal jalal on midagi. On valesti vajunud, rasvkude on ära kadunud, luud käivad vastu põrandateks, et küüned, esiteks kui tekib paksenemine, küüne paksenemine, siis ta kasvab kas kõrgustesse või külje peale ja täiesti on selline nimetus nagu kotkaküüned, mis siis kasvavad enamalt jaolt suurel varbal ja lükkavad need nagu suuna väikse varba poole. On võib-olla kirjeldada lihtsam. Siis on püramiidküüs, ehk siis see on tavaliselt siuke 2., 3., 4. varvas, ta on surve tagajärjel muljutud ja ta pakseneb, tekitab sellise 3-nurkse mäe meile ühe väiksematest varvastest peale. Siis on see kõige väiksem varvas, mis on ju tegelikult terve elu, terve tema 70 aastat on saanud alla surutud teiste varvaste poolt. Just, ta on teiste varvaste poolt ahistatud ja alla surutud, eks ju. Ja kui meil olid ilusad kommunaari jalatsid, siis nendel olid jube ägedad sellised kõvad kohad, mis siis hõõrusid selle küüne selliseks paksuks. Enamalt jaolt on nad hargnevad, lähevad nagu 2. See tekitab valu, nad kasvavad pikkusesse, lähevad teise varba vastu, see tekitab valu, ebamugavustunde ja siis ma ei saa neid ise lõigata, sest ma ei ulata oma varvasteni. Et selle jaoks ei pea ülekaalus olema. Selle jaoks lihtsalt ei paindu eakam inimene nii hästi. Ja kui tal on seal veel mõni põlveoperatsioon selja taga või puusaoperatsioon, mis on nagu eriti mõjutab paindumist, siis ta ei ulatagi. Ja vot see on see esimene põhjus, miks eakas tuleb meie juurde. Meie muidugi teeme puhtaks masinatega, sest enamalt jaolt, kui ta on ikkagi nii
palju paksenenud ja kui sinna on veel küüneseen tulnud mingil põhjusel, eks ju, siis teda ei annagi kääridega lõigata. Kuule, kuidas see küüneseen levib, et kas teie töötajad peavad kuidagi ennast kaitsma ka selle eest? No ikka, meil on ikka isikukaitsevahendid, ikka. Meil on teatud reeglid, et ega siis, aga otseselt ma ütleks nii, et ega see küüneseen nüüd sulle ninna sealt ei karga ja päris varba peale ei jookse, eks ju. Et ikka desinfitseerima peab ja mida vähem sisse hingad, seda tervem oled sina ise. Kui palju üldse jalgade seisund eakate sellist üldist igapäevaelu mõjutab? Tegelikult ta mõjutab 100% tervet keha, et näiteks 80 pluss inimene tihti juhtub nii, et lapsed on kuskil laias ilmas laiali, ei ole kogu aeg kättesaadavad, tema arvamine, et ma olen siiamaani kogu aeg üksi hakkama saanud, et miks ma nüüd ei saa, et abigas on surnud võib-olla aastaid, eks. Ühel hetkel on ta seal korteris sellises seisus, et ta ei julge minna õue, sest et väljas on libe. Ja miks ta ei julge, sest et kui ta toas käib sussidega ja parketi peal on libe, siis tal on alateadvuses see, et ma võin kukkuda. Ja turvatunne ju väheneb, kui me vananeme. Kui meil ei ole seda turvatunnet, et ma saan ise hakkama, me ei tunnista seda. Aga tihti juhtub nii, et teatud ajahetkel on see selline nagu paanika või ärevushetk, et ei, ma ei tea, kas ma ikka lähen praegu poodi, et äkki ma kukun, väljas on ikkagi, just eile oli -kraadid, eks ju. Täna hommikul oli -7. Jah, just, ja samas väljast, vaatad aknast õue, ei ole lund, eks ju, aga asfalt on libe ja mida see eakas inimene mõtlebki, ongi see, et ma ei tea, kas mul on ikka õiged jalanõud, et kas ma ikka julgen nendega minna, et ma ei ole nüüd ostnud veel, et ma ootan ikka, lapsed tulevad varsti nädala lõpus, eks ju. Ehk siis siit tekib juba see, et kui jalad ei ole korras, siis see on turvatunde vähendamine juba. Ta ei saa turvaliselt olla kindel, et ta seisab seal tee peal püsti, et jõuda poodi piima järgi, eks. Üks 90 pluss härrasmees minu esimesed aastad Tartu kabinetis oli väga vahva ütlemisega, ma ei väsi seda kordamast ja mul on nii hea meel, et ma selle inimesega tollel hetkel kohtusin ja teda aidata sain, siis ta ütles, tead tütreke, kui hambad kukuvad suust välja, siis putru saab ikka süüa. Aga kui sul jalgu all ei ole, kes see pudru sulle koju toob? Ja see on nii tõsi ja sellepärast ongi jalad nagu üliolulised, et kui sa oled 2 jalaga, suudad astuda sammu, sa oled turvaliselt vastu maad, siis kõik muu tuleb iseenesest. No kas on mingisuguseid selliseid varajasi sümptomeid, et millele peaks nagu eakam inimene tähelepanu pöörama, et nüüd mu jalad hakkavad vist nagu käest ära minema, et nagu viimane aeg on midagi ette võtta? No see viimane aeg, millal see viimane aeg on, see on suhteline, aga esimene asi on ikkagi see, et kui me enam ise ei saa küüsi lõigata, et see on nagu see, et küünekäärid ei hakka peale, mu käed ei suuda suruda seda küünt Varbad läbi. või need varbaküüned on juba nii palju moondunud, et tavaliste koduste vahenditega on nagu keeruline hakkama saada, isegi siis kuulatad painduda või midagi sellist. Ja, et siis kui sul need tavalised väikesed maniküürikäärid ja sa tahad lõigata oma varbaküüsi, et siis peale ei hakka, vot siis oleks õige aeg tulla, mina ütleks nii. Sest ja teiseks on see situatsioon, kui olete minemas näiteks, võtame 60 pluss inimene, et üldjuhul võivad nad tööd teha veel, aga kui tuleb selline mingi ootamatu situatsioon, et vaja on minna põlveoperatsioonile või puusaoperatsioonile või no kas või käeluu operatsioonile ja enne seda on meil jalad korras, siis mina soovitaks tulla peale oppi ikkagi jalgu kaardistama, sest esiteks punkt 1 on antibiootikumid. Antibiootikumid on hädavajalikud, aga nende võtmise järgi võib tekkida väga suured probleemid. Esiteks nahk kuivab, teiseks ta võib lüüa välja seene sul varba vahel, kaenla all, rinna all, pepu vahel ja kui
kui me nüüd võtame seda üldist ühiskonda, siis arstil ei tule alati pähe öelda, et sa võiksid pärast seda pro- ja prebiootikume süüa, eks ju, et ta nagu ei jõua kõike sulle anda, et sellisel puhul kindlasti tuleks tulla, sest see seen võib lüüa keeles välja ja see võib tekitada lämbumise momenti. See on nii organismis kinni, kuidas ta kuskil välja võib lüüa. See on üks asi. Ja teine asi, kui meil on tegemist põlve- või puusaoperatsiooniga, siis kindlasti on see tallaalune pilt vaja välja selgitada, et nad oleksid ühekõrgused, et kõik on tõesti hästi ja et me saame sealt säilitada seda head olu, et meie jalad ei hakkaks veel rohkem deformeeruma, jalalaba just, varbad, kannad. Et pärast sellist operatsiooni see jalgadele mõjuv koormus võib olla erinev ja inimese keha asend võib veidikene muutuda, see kõik mõjutab. Absoluutselt, see kindlasti muutub, oleneb operatsioonist, aga kindlasti ta mingil määral muutub ja surve asukohad, kõik need lähevad teistmoodi, oleneb inimese lihasmassist, seal võib olla väga-väga erinevaid nüansse, mille pärast, et südamest soovitaks pärast kohe, nii kui liikuma saab, kohe tulla jalgu kaardistama, sest siis on 80+ palju paremat tulemust. Just, aga nii mõnigi käib pediküüri juures, et kuidas tundub, et kas pediküüri tegijate teadlikkus on piisav, et nad oskavad õigel hetkel suunata inimese edasi juba nagu podoloogi juurde? Ma võiks kiita selles mõttes tänasel päeval võrreldes nüüd 8 aastaga, siis on ikka juba arusaamised ikka väga palju paremad, et nüüd juba iluteenindaja oskab suunata ja oskab nagu hinnata oma tegevusi ja millal on vaja saata kellegi juurde. Meil on väga palju koostööd nendega, et selles mõttes olenevate sellest, kas klient tahab nagu nad ütlevad, et tuleb ja tahab, et ma lakiks tema seeneküünet, siis mina seda ei tee, et see on teie töö. Et selles mõttes ma arvan, et me oleme juba täna heas kohas selles arusaamises, et iluteenindaja siiski teeb juba vahet ja saadab õigele poole, sest meie saadame samamoodi, kui keegi satub meie juurde, lihtsalt tahab jalgade hooldust ja ütleb, et palun lakkige mu küüned ära ja me näeme, et ta ei ole aru saanud päris täpselt, kuhu ta tuli, eks ju, siis kindlasti me saadame nemad teise asutusse samamoodi. Aga eakate puhul muidugi juhtub seda vähe. Me rääkisime juba sellest, et eakatele kipub olema probleeme küünte lõikamisega, sest et küüned mooduvad, aga kas mingisugused eakate inimeste haigused, sellised üldised haigused on ka niisugused, mis nende jalgade seisukorda mõjutavad? No peamine mure, millega nad ikkagi, mida nad mulle räägivad, on ikkagi see, et mul õhtul jalad nii õudselt valutavad või siis, et hommikul, et ma ei saanud täna terve öö otsa magada, sellepärast, et mul on nii vastik kuumutab ja nii ebamugav on ja öö on kohe magamata, eks ju. Et tegelikkuses tuleb see hästi palju veresoone laienditest, siis on neid rahutud jalgade sündroome palju. Teiseks on see, et kui sa hakkad eakaga rääkima ja küsitlema teda, et kus te käisite eile, mis te tegite eile, kas te tegite üldse midagi, selgub, et tegelikult ta ei ole nädal aega üldse kodust väljas käinud, aga mul ei olnud vaja minna ju. No natukene peaks ikka jalutama, et inimese keha tahab liikumist, et peab ennast suruma nii, et jätta see seebiooper seal telekas vaatamata ja minna teha see pooletunnine jalutuskäik kas või ümber maja. Selle jaoks on turvalisemad saapad, selle jaoks ei saa karta ja kui üksi ei lähe, siis tuleb sõbranna võtta. Kui sõbrannad ka ei ole, no siis tuleb lapselaps appi kutsuda. Mingi põhjus ja siis ikka. On veel sellised inimesed nagu seltsilised või seltsitajad või midagi sellist, et minu meelest saab endale lausa isegi tellida sellise inimese, kes tuleb ja jalutab suga või ajab suga juttu, aga selline tiir õues koos teha oleks ju väga vahva. Absoluutselt, et tegelikkuses ütleme, kui eakas ütlebki ja kurdabki, et ma ei saa, mu jalad valutavad õhtul magama jääda või et mul on selline rahutu ja ma olen ärev,
see tegelikult tekibki sellest, et ta ei ole nädal aega värskes õhus käinud. Ta teeb küll akna natukeseks lahti, hingab värsket õhku, aga seal taga võib-olla mis iganes hirmud, et ma ei julge, uks ei lähe lukku, trepist kardan kukkuda, eks ju. Et siis tuleb leida meil lähestel, meie, kes meie esivanemad on ikkagi lähemal, mis iganes, olgu ta või 100 kilomeetrit, mingid vahendid ikka leiab, kuidas saada see eakas inimene liikuma. Nii, kui teda nüüd juba natukene liikuma ärgitada ja ta on juba ka valmis ka liikuma, võib-olla on niisamagi tubli liikuja, siis midagi ta peab ju jalga panema, midagi sellist, mis eaka inimese jalale rõõmu teeb, et milline on hea jalarõu eakamale inimesele? Kindlasti talvejalanõust, mis praegu oleks kõige aktuaalsem, siis mina ütleks nii, et tal peaks olema ikkagi võimalikult kumjas tald all, see, mis vastu asfaldi läheb, et ta oleks võimalikult vähese libisemisega selline võib-olla, kuidas nad nimetavad, kalasaba muster, täitsa selline, no see võiks olla paksusega 2-3 sentimeetrit kogu tald, täis tald, eks ju, võib-olla kerge väikese 3 sentimeetrise kontsaga, sellega seisab turvaliselt püsti. Liistu koha pealt võiks ta olla lai ja nüüd siin tekivad küsimused, et juhul kui eakal inimesel varvaste all seal päka koha peal on rasvkude juba nii palju taandunud, et sealt on kondid sõrmedega tunda. Et varbaluud on tunda sõrmedega, siis ma soovitaks sellist pehme karvase sisuga talvesaabast kindlasti. Kui nüüd natuke rohkem on seda rasvkudet ja natuke võib-olla higistab, et siis õhemat, siis võiks olla selline nagu õhem, ei pea olema see ja võib-olla ei olekski hea see karvane sisu seal just. Et millega saab muidugi veel toetada, on tallatoed sellised ortopeedilised, mis on just nendele puuduva rasvkoega päkkadele mõeldud, et ta hoiab pehmemana, sest kui nüüd ta kõnnib, siis kui see ka põrub sealt läbi, siis tekib samasugune tunne, et tal ei ole turvaline. Aga kui tal on stabiilne see tallaalune ja kõik on pehme ja väga mugav on, siis ta julgeb ka paremini kõndima minna. Et tähtis on see, et kui tal on väga kehva vereringe jalgades, et see oleks soojendavate omadustega see saabas ja kui ta liigutab oma jalga, siis ta saab ju ka vereringet ergutada. Jah, ja vist peaks need jalanud olema mitte väga rasked, eks ole? Ei tohiks olla, jah. Et nad peaks võimalikult kerged olema, võimalikult heast hingavast materjalist ja muidugi see liist peaks ta olema selline ikkagi vastavalt jalale, et muidugi on meil ka kitsa liistuga jalgu, aga vastavalt sellele jala laiusele, kui tal on näiteks rahvakeeles ütlevad kont, eks ju, hallusvalgus, et see esimese suure varba deformatsioon, eks, siis sellele vastavalt, et sealt oleks pehme, ühtegi õmblust ei oleks ei sees ega väljas. Seda on raske leida, aga need on täiesti olemas, need saapad. Mina olen kuulnud inimesi arutavat, et kui vanemaks saad, et siis hakka Soome jalanõusid ostma. No soomlase jalanõu on tegelikult ideaalne jalanõu. Kui ma päris ausalt ütlen, siis minul oli selline programm, kohe me kooliga käisime sellise pere juures, mis on Helsingis, kelle vist 3 või 4 põlvkonda on, kõik on jalgadega seotud olnud ja nendel on oma isiklik kingapood ja vot nemad on need kingad välja arendanud selle järgi, mis on inimeste probleemid ja nende nahk, millest nad teevad neid. See on ka selline pehme ja vastavalt ilmastikule, nagu Soome külmale, kuivale, märjale, kõigele, kõik, mis nagu võimalik on maamuna peal, et nendel on tõesti head jalanõud. Nad on tegelikult tänasel päeval, ma ütleks, sama hinnaklass, nagu meil on head jalanõud, aga nende jalanõu nagu laiemat päka osast, eks ole. Ja nendel ei leia kitsast jalanõud. Selles mõttes, et sellist, nagu meil on siin Itaalia kitsa liistuga kingad, sealt ei leia. Et ega muidu soomlased ei käi meie juurest ostmas, eks ju, et peokinga ostavad nad meie juurest, kuigi mina olen näinud ka peokingana krokse
et selles mõttes nad on ülilahedad inimesed, et nad ei muretse muu pärast kui see, et jalad oleksid et jalgadel oleks mõnus ja korras ja et ta saaks ikkagi oma peo peetud ilma jalavaluta. Kas eakatel on võimalik oma jalgade seisundit ka kuidagi nagu paremuse poole pöörata või on võimalik ainult seda olemasolevat olukorda kuidagi nagu säilitada, et ta ei läheks hullemaks? See sõltub hästi palju inimesest ja tema taustast, aga minu kogemuse järgi on inimesi, keda saab parandada. Et on inimesed, kes ei ole teadlikud, mida jalgade hooldusest teha saab ja nad on hästi koostöövalmid. Et 75 pluss klient täiesti saime küünesennast vabaks, saime ta tervisekontrolli alla ja ta jätkab siiamaani oma rutiiniga. Käib kord kvartalis igaks juhuks jalgade hoolduses, et rohkemat tal ei vaja, sest ta saab vahepeal oma küüntega ise hakkama, kandadega saab ilusti hakkama, aga tal olid mega suured paksendid, pikad, konksus, kõverad, paksud küüned, seent täis. Regulaarne hooldus ja kodune kaasaaitamine, kodune ravi, see, mida me kodus ise saame ära teha. Kui me teeme täpselt nii, nagu meie personaalne jalg vajab, kokku lepitud ja hoiame rutiinist kinni, siis juhtub imesi. No millised need tüüpilised rutiinid on, et mis siis võiks eakal inimesel oma jalgadega seoses olla? Küüne õlitamine näiteks, kindlasti kreemitamine, ütleme, kui meile meeldib saunas käia või kuskil basseinides ujuda, siis peale seda tuleks tegelikult tervet keha kreemitada. Meie kasutame siin selliseid piimias, selline keha niisutav kreem on, mida saab kasutada peale hästi jalatallani. Oossi toode on nende toodete tegija on ka tegelikult juba 3. põlve podoloog. Täiesti töötab peale kloorivett terve keha sellega üle teha, siis kindlasti, mida saab kodus teha, on see, et üle mõistuse ei tasu soolavanni teha. Kuivatab, jah? Soolavann kuivatab, absoluutselt. Ta on hea bakterite, mikroobide ja kõige selle, ütleme, paha hävitamises, aga no 1-2 korda kuus on okei, aga mitte nii, nagu meil kipuvad, et üle päeva, et väljas on külma, panen sooja vanni. Kui te panete sooja vanni jalad, siis pange sinna natuke õli hoopis, pange kas või natukene toiduõli, kui teil mitte midagi muud ei ole, see tibake õli teeb pehmemaks selle naha ja ta on mugavam tunne, et noh, kui on selline tunne ja tahtmine, et nüüd ma pean need jalad sinna kuuma vanni panema. Sest kuum vesi ka ju iseenesest kuivatab. Kas on mõni selline kodune nipp ka, mida inimesed päris palju kasutavad, aga mis tegelikult ei ole eakama inimese jalale väga hea? On. Neid on siis väga palju, mida nad kipuvad kasutama, on äädikas. Äädikas? Jah, toiduäädikas. Ja hoidku jumal selle eest, kui need veel seda 30% kasutavad, mitte seda süldiäädikat, mis on 9%, eks ju. Ja kui palju meile tuleb selliseid põletusi, et see on päris hirmus. Et mis neil muidu plaan on teha selle äädikaga? Küüneseent ravida. Et ma saan aru, et hape ravib, aga ma ei saa aru, miks te teete seda kodus ise endale, sest te põletate oma naha ära, et see on hirmus. See on varbaotsad, on punased, valulikud ja täitsa haavad tekivad. Ja seda juba tuleb ravima hakata, see on juba pikaajaline protsess selles mõttes, et ärge tehke niimoodi. No siis, mida saate veel valesti teha, on kindlasti mingist küünte lõikamise, just nii kui me alustasime, et kui juba ei saa oma manikuri kääridega või siis natuke suuremate kääridega lõigatud ikkagi, siis parem tulge meile, teeme nad puhtaks ja pärast vahepeal saate te neid kodus ise hooldada. Et sellega te võite sisse lõigata ja sealt võib mida iganes tulla, põletikud ja nii edasi. Praegu mul ei tulegi rohkem. No neid juba oli ka üks jagu. Kui nüüd üldse
mõelda, et missugused inimesed käivad jalaravi-kabinetis, et kui suur osa nendest on eakad? Tegelikult võiks rohkem olla. Eakatel meil on ikkagi üsna vähe veel neid eakaid, mina ütleks. Aga võib-olla see on ka natuke nagu see põlvkonna vahetus, et uus põlvkond võib-olla on nagu teadlikum või rohkem hoolib sellest, et oma mitte väljapaistvaid kehaosi ka nagu ilusana hoida. Ma pigem arvan, et meil on see ikkagi see nõukogude aeg on kodukultuuris ikkagi jätnud sellise jälje, et täna, kes on 70 pluss, on nii sügaval Vene ajal tegelikult olnud, et nende jaoks on häbi, see on nii suur valehäbi, sest kui ma kuulen, ma arvan üle päeviti seda, et oi, ma ei tea, kas ma nii koledaid jalgu julgengi teile näidata. No meie jaoks ei ole nad koledad. Siis mida inimesed veel kardavad on see, et sa ei ütelnudki mulle nii pahasti. Mida ma ütlema pidin? No, et kus sa enne olid? Et nagu need on nii valus on tegelikult kuulata seda, et keegi on kuskil kompleksi tekitanud ja nüüd on ta 80 ja nüüd on tal valus ja ta ei julge tulla ja ta ongi seal kodus, et ta näiteks Jõhvi toodi meile täitsa kiirabiga jutumärkides vägisi, sest tal oli vaja operatsioonile minna ja ta lihtsalt ei suutnud tulla. Asi ei olnud rahas, asi ei olnud ajas, asi oli häbis ja tal olid kannapaksendid 10 sentimeetri kõrgused sellised kukekannuse moodi väliselt kasvanud paksendid, sest ta ei olnud kodus saanud hakkama. Ja nüüd oli vaja opile minna. Et nagu häbi, see vale häbi on kõige suurem probleem, et mina pigem ütleks nii, et jätke lastele need jõuluks need kommid ostmata, sest et suhkur teeb lapsed lolliks. Ja tulge jalgade eest hoolitsema. Te saate palju rohkem nende lastega juttu rääkida. Rääkige neile, kuidas elu oli enne. Palju rohkem, kui ostate kommi. Hoolitsege enda eest. Ärge häbenege, meie ei ütle. Meie ei tule teile ütlema, et kus te enne olite, miks nii halvasti on. Meie pärast ei pea muretsema. Vist on natuke see ka, et inimesed mõtlevad, et et äkki nüüd need minu jalad on kõige hullemad, aga tegelikult te olete ju kõike näinud. No absoluutselt, et ja ma ei taha kunagi inimestele halba, aga alati ma naeran ja muigan ütlen, et mida rohkem on teil probleeme, seda põnevam on meil. Mitte, et ma teile halba tahaks ja valus oleks, aga seda ägedamalt meie ennast tunneme, et see on nii äge. Siis on väljakutse, jah? Jah. Absoluutselt, et iga inimene on nii eriline ja see on meile nii äge tööd, meil tõesti kõikides kabinettides inimesed on täiesti jalafanatid, siis nad teevad selle töö ja siis me räägime omavahel, et kuidas me saaks veel aidata, mida me saaks järgmisena teha, et kolleegide vahel täitsa arutleme, et kuidas sellist juhtumit veel parandada. Kuidas me saaksime veel mingisuguse vahendi või töövõtte tuua, et see inimene saaks abi rohkem, et ta oleks 100-aastaselt oleks võimeline veel tantsima. Sa oled Soomes tegutsenud ka podoloogina, et kas on mingisuguseid erinevusi, mida võiks eakate jalahooldusega seonduvalt välja tuua, et mis suunas näiteks me võiksime siin Eestis veel liikuda selles vallas? No kindlasti see Soome kultuur on see, et nende jaoks on normaalne see. See on, nagu hambaarsti juures käiks, jah? Täpselt nagu hambaarsti juures käime, et kui me hakkame õpetama lapsi väiksena käima hambaarsti juures, siis ka mingil ajahetkel hakatakse lapsi õpetama ka jalahoolduses käima. Ja no muidugi Soomes on nagu 2 süsteemi olnud, et need, kes õpivad ikkagi meditsiinilise taustaga koolides ja on nii-öelda kaitstud ametinimetusega, nagu mina olen, et mul on registreering olemas ja me maksame palju raha. Me maksame selle eest mega palju raha. 1300 eurot oli näiteks eelmise aasta need riigilõivud, et seda teha koostöös, nendel on Kela siis, et meil on Tervisekassa, et sa saaksid selle digiloo õiguse ja selle rahastusõiguse, sa pead kõigepealt töötegijana palju raha maksma, aga siis sa saad inimese aidata.
siis sa saad selle inimese saatelehega vastu võtta ja tegelikult on see asi väga lihtne. Et mul on selline küsimus ka, et kas see on selline nagu eravaldkond või mõnikord saab ka arst suunata podoloogi juurde? Seal enamalt jaolt ongi nii, et kui sa helistad näiteks broneeringu telefoni numbrile, eakas inimene tavaliselt helistab, siis mul jalad valutavad näiteks, siis küsitakse, millal te viimati jalgade hoolduses käisite, et kas te käisite jalgahoidajal. Ei ole käinud. Hästi, teil on veel suhkruhaigus, selge, me teeme teile kõigepealt saatekirja sinna, kõigepealt saadetaksegi ta jalgade hooldusesse ja siis ta jõuab õe juurde ja siis, kui on vaja, siis ta läheb arsti juurde. Siis, kui enam need 2 etappi on juba läbitud ja siis me ei saanud aru, mis siin vahepeal nagu haige on, et ta ikka veel valutab, eks ju, siis alles lõpus läheb ta arsti juurde. Kas Soomes see Soome tervisekassa korvab ka selle podoloogi külastamise või see siiski nii ei ole? Tänasel päeval see süsteem on nii, et see on jagatud nagu ära, et kunagi 10 aastat tagasi oli ta nii, et sa said minna podoloogile, võtsid tšeki ja siis sa pidid muidugi leidma selle õige inimese, kes oli selle sama registreeringuga, eks ju. Sa said selle tšeki, sa maksid temale ära ja siis sa said ise taodelda selle raha tagasi. Eile ma just lugesin kolleegide vestlust, kus nüüd uuest aastast tuleb süsteem nii, et see, kes ühesõnaga ütleme, ei viitsi neid aruandeid teha seal, selles tervisekassas, siis tema peab minema käibemaksukohuslaseks ja siis ta loobubki, ehk siis ta ei saa taodelda enam tervisekassalt raha ja see on nii, et inimene ei saa maksta ja taodelda tagasi seda raha ja kui sa lähed ilma saateleheta vale inimese juurde, siis sa ka ei saa seda raha, eks ju. Ühesõnaga, sul peab olema saateleht ja sa pead teadma, kelle poole minna. Jah, just, et seal on täiesti selge see on natuke nii, nagu meil on tavalise arsti juures käimisega, näiteks, et sa saad ju saata kirja, on ju, ja siis mingisuguseid arste sa võid külastada ka erakliinikus, et nendel on näiteks haigekassaga leping. See on natukene niimoodi, nendel on ainult veel täpsem see nii, et erakliinikusse sa ka minna ei saa. Erakliinikusse sa maksad ikka kõik ise kinni, et siis sa saad taodelda tagasi. Päris keeruline. Et see on palju keerulisem, aga see on alati võimalus. Meil ei ole seda võimalust. Meil on kas raha eest või ilma rahata, eks ju. Et tegelikult ei ole ju ka tervisekassast rahastatav teenus ilma rahata. Kui me käime arsti juures, siis digiloos me näeme neid arveid, eks ju, et perearsti juures maksti nii palju, eriarsti juures maksti nii palju, et meil on nüüd tänapäeval need näha, eks. Aga see on meie enda raha. Me oleme ju tööd teinud selle nimel. Meie tööandjad on maksnud selle eest, eks ju. Loomulikult peaks olema number 1, hambaarst, number 2, jalgade hooldus. Kumbagi näed meil ei ole. Ja mitte kumbagi meil ei ole. Ja ma olen selle koha pealt hambaarstidega väga ühel meelel, et see et ühest otsast ja teisest otsast peaks inimene tervem olema. Peaks, absoluutselt. Millist rolli mängib eaka inimese jalgade tervise juures ka see, et tema üldine elustiil, tema toitumine, tema liikumist, selle olulisust juba mainisid? Toitumine on ka väga oluline, et jälle me jõuame sinna, et enne kui me päris eakad oleme, siis me peaks hakkama tarbima tegelikult rohkem selliseid valgupõhiseid toite. Ehk siis muna, kodujuust, kõige tähtsamad, sööge hommikul hästi paljud seda. See annab teile nagu seda jõudu juurde. Kui teile meeldib suhkur ja vajate energiat rohkem, siis ma soovitaks õunad, marjad, sellised, mida meil on siin eestimaist tegelikult. Ja sööge seda ka enne lõunasel ajal, sellepärast, et siis sa jõuad ära selle kasutada. Et siis ei tule kehakaalu juurde. Sest liikumatus ja valel kellaajal söömine ongi kokku sinu kehakaal suurenemine, eks ju. Et siin ongi see, et kindlasti ära unusta süüa pekki, tuleb rasva süüa, aju peab töötama, aga tee seda nagu võimalikult hommikul vara. Rasva, valgud, kana, kala, heeringas näiteks, ülihea toit, eks ju. Lõuna ajal, nüüd on jõulud tulemas, hapukapsas.
hakake hommikul hapukapsast sööma, seal on probiootikume tohutul määral, hapukurgid, ideaalne toit, siis minu arvates see on eestlasel üks ülihea asi, mida üldse maailmas võrrelda annab, see kiirelt veel marineeritud kurk, soolakurk, ideaalne. Et need on need toidud, et kindlasti munad, kodujuustu, heeringat, kilu, mis ma veel võiks tuua, marjad, õunad, Eesti õunad, super asjad. Sööge neid. Ja peale kella 6 ärge sööge midagi, siis tuleb liikub minna. kõlab kui väljakutse, aga kuidas muuta näiteks, et jalgade eest hoolitsemine oleks selline nagu meeldiv asi ka, et mida nagu soovitada eakatele, et kui hakkad oma seriaali vaatama, et siis pane jalad näiteks mõnusasse vanni või mida talle soovitada või tekitada mingi rutiin või? Kreemitamine ja kui meeldib näiteks see on ka natukene lõhnateraapia, et miks meie selle belglase tooted võtsime ja miks me nagu jalaravikabineti toodetest räägid siis, jah? Jah, jalaravikabineti toodetest, et miks me just nende tooteid kasutama hakkasime, oli see, et ta annab ka natuke aroomiterapiat tegelikult. Et näiteks kannalõhed, mul on megapaksud kannalõhed, siis on üks ekstra nimeline selline kreem ja see lõhnab lavendli, sellise rahuliku, aga ta ei ole nii tugev, aga samas on ta nii mõnus, kui sa paned ta jalgade peale, ta teeb siukse jahedama tunde. Tal on ained sees, mis tegelevad nende pragudega, aga samas sa saad ka selle aroomi. Natuke nagu oled spaas. Ja sellise aromiteraapia tunde, nagu, et sul lõhnab tuba. Kui sulle see ei meeldi ja lõhnad ei ole sinu maitse, siis on sakslaste toode on näiteks ülihea, on selline jalavõi. Seda peale mina õpetan nii nagu liivakastis, et plätsime ümber jala selle, et ta saab üleni tehtud ja siis jätame ta seisma. See tekitab ka sellise nagu jahutava ja värskendava tunde sulle. Ja ta imendub sinna sisse, ta imendub aeglaselt, ta on sügav niisutav ja teda ei pea iga päev määrima, see on kõige parem laisa inimese kreem selles mõttes, jutumärkides laisa inimese. Ja ta tekitab selle värske tunde enne magama minekut, siuke rahustava ja heaolu tunde. Kui jalad on paistes, siis on selline jääkeel, mis säriseb natukene, teeb sulle massaaži võib-olla seal, see on selline heaolu tunde. Ma olen proovinud seda ja see on päris mõnus. See oli isegi nii mõnus, et ma lasin kõikidel sõpradel, kes külas käisid, ütlesin, et proovi sina ka seda. Ma räägin. Ja samas on tal see efekt, et ta võtab selle paistetuse maha, ta rahustab näiteks rahutud jalad öösel enne magama minekut, jumalast hea tunne. Ja ma kasutasin seda siis ka, kui me käisime kuuma ilmaga matkamas, et see oli mul nagu reisil kaasas, et pärast matkamist siis ma lasin jalad veega üle ja siis panin seda rahustavat asja peale, mis surises. Ja see, mis suriseb just, et ta tekitab sellise särtsuva tunde ja see tekitab hea meele. Tuleb lõbusaks kuidagi lõbusaks, ja just. Et need on need asjad, tass, piparmündi teed, kord nädalas võib-olla mingi aroomiõliga soe vann, et see on see, kuidas ise ennast hellitada saab. Lõpetuseks räägime natukene eakate lähedaste rollist ka, et päris suur on see võimalus, et eakal inimesel on küll jalaprobleemid, ise ta nendega midagi ette ei võta ja tema lähedased tegelikult isegi ei tea, et tal see probleem on, sest ta ju ei räägi ka kellelegi. Et kas siis lähedased peaksid regulaarselt oma eakate sugulaste jalad üle vaatama? Ja absoluutselt, võtke nendel vähemalt kord nädalas sokid jalast ära, et mina võin öelda, et mina oma sugulastega olen seda teinud ja mõtlevad, issand jumal, Moonika tuleb jälle. Just, ja nii ongi olnud. Peseme enne Moonika tulekut jalad puhtaks. Absoluutselt, ja nad on torisenud ja ei, minul ei ole midagi vaja, et kõik on mul korras. Nii, aga millal see viimati
käisid pesemas neid. No kust mina seda enam mäletan, eks ju. Et see on tegelikult kõige lihtsam asi, kui muud ei saa, siis leidke mingi põhjus, miks ta peab selle soki jalast ära võtma. Et mis iganes see põhjus on, küll ta võtab selle lõpuks ära, sest ma ütlen teile ausalt, see on meeletu valehäbi ja see on unustamine, et nad seal on sokkide sees, keegi ei näe, ma otseselt ei tunne, pehme ka, et kindlasti tehke seda. Enne kui midagi tõsist juhtub. Jah. Aitäh sulle, Monika, rääkimast täna eakate jalgade tervisest ja seda ei maksa pidada sugugi vähe oluliseks teemaks, sellepärast et kui inimesel on jalgades valu või paha tunne või ebamugavus, ega tal siis see tuju ja olemine ju ka üleüldse hea ei ole. Et ikkagi, kui varbad on rõõmsad, on inimene ise ka rõõmus. Absoluutselt. Ja eriti kui kannad on ka rõõmsad. Absoluutselt. Aitäh sulle, Monika, hea kuulaja. Kuulasid saadet Terved jalad, terve elu ja külas oli jalaravikabineti looja ja podoloog Monika Simm. Kõike head ja kohtume taas. Jalaravikabineti podcast.